ma tooksin siia sisse näiteks ühe sellise dogma, mida siis kui mina massaažikoolis käisin, mida õpetati ja niimoodi näpuga vibutati näiteks vähihaigete puhul, et vähihaiget ei tohi puutuda, et sa ajad vähi laiali. Et 3 aastat peale sellest haigusest tervenemisest võib alles massaaži tegema hakata. Siis kui ma olin alles nii-öelda selline noor õpetaja, siis meie poole pöördus üks lapsevanem oma lapsega, kes siis, kellel oli vähidiagnoos, oli 4. staadiumis, ehk et tema nii-öelda siis elu oli jõudnud sellisesse järku, kus ta enam ei parane, vaid et tal on jäänud veel mingi aeg elada ja ühel hetkel ta lihtsalt lahkub meie hulgast, aga tal on piisavalt sellest diagnoosist tulenevaid tüsistusi. Ja täna me näiteks teame seda, et väga paljud vähihaiged ei sure mitte vähidiagnoosi pärast, vaid nad surevad nende tüsistuste kätte, ala kopsupõletikud ja immuunsüsteemi nõrgenemisega kaasnevad erinevate organite nii-öelda siis ülesütlemised. Ja juba 2009 aasta viidi läbi üks uuring, kus siis uuriti ka seda, et kas siis vähihaigetele tegelikult massaaž on lubatud või mitte, et kas see aitab inimest või mitte. Siis tänaseks ja 2025 viidi läbi üks päris suur teadusuuring, et siis tegelikult on päris mitmeid teadusuuringuid, mis tõestavad, et koolitatud massööri puhul ja spetsialiseerunud inimese puhul, spetsialisti puhul, kes teab, kuidas onkoloogilisi kliente käsitleda, siis selle massaažiga saab oluliselt ka vähihaige elukvaliteeti parendada. Ehk et see massaaž ei ole vastunäidustatud tema jaoks. Ta ei pea olema sellest haigusest tervenenud. Ta võib olla selle haigusega ja ta võib massaaži saada. Küll aga peab teadma, kuidas selle inimesega, mida sa teed, kuidas seda inimest kohelda, mida tema sellest seisundist tulenevalt talle siis pakkuda, millal talle pakkuda, et näiteks kui ta keemiaravi saab või kiiritusravi saab, siis see on keha jaoks väga suur koormus. Küll aga sellel taastumisperioodil võib massaažil olla vägagi oluline roll inimese enesetunde paranemisele ja võib-olla ka natukene selle eluea pikendamisele.